juures ja rääkida enda lugu. Just mõtlesin, et reklaamiti välja, et kõik on erinevatest valdkondadest, aga ma mõtlesin, et näiteks eelmise esinejaga siis Bauhof müüb samuti tööriistu nagu ulakas komiter, et jõuda kiiremini rahuldust pakkuva tulemuseni. Nii et natukene kattub ka. Aga mina võrdleksin võib-olla algust, mis sai 11 aastat tagasi, kui see mõte tuli ja sai loodud ulakas komiter. Ja siis selle ajaga, kuhu ta täna on jõudnud, kuidas ta nagu need asjad kõik on pöördunud. Sest idee minul oli siis luua selline koht, ehk siis kauplus, kus müüakse tooteid, aga see ei ole kõik. Et seal oleks juures siis ka see selline inspireerimine, koolitused, sellised õhtud, kuhu sa saad tulla ja siis tutvuda koos oma võib-olla naiste seltskonnaga selle maailma ja nende toodetega, sest minu seest tuli see mõte niimoodi, et ma ise olin nii vaimustunud, kui lai see kõik on. Ja 11 aastat tagasi, kui me mõtleme, siis meie jaoks, siin Eesti naiste jaoks, mulle vähemalt tundus nii, oli see üsna selline pime aeg, et jaa, sa said nagu otsida internetist, sõbrannadki väga palju ei rääkinud oma vahel ja need kohad ehk need kauplused olid üsna sellised, et väga sünnis ei olnud ikkagi sinna sisse astuda. Ja et sa tegid nagu natuke pattu, kui sa läksid sinna, nad olid pimedas ja nad olid keldrites ja just sellepärast oligi see kontseptsioon selline, et toome ta siia keset pealinna, säravate vaateakende taha või nagu täitsa avaliku kohta, esimene asukoht oli Solaris keskus. Et näidata, et see on ülinormaalne ja see on fun ja see on lahe ja oleme ausad, me kõik tegeleme sellega ja siis sealt sai see alguse. Nii et e-pood, nagu te panete tähele, ei olnud üldse minu selles mõttes sees. Sest mina olen sellist tüüpi inimene, kellele meeldib väga minna koha peale, nagu ma lähen endale kleiti ostma või lähen, ma ei tea, pesumasinat ostma, siis mulle meeldib minna koha peale, vaadata, katsuda, küsida. Ja täna ma saan seda ka teha e-kaubanduses, kui sul on see aken seal ja ma saan igat moodi seda teha, aga mulle meeldib see vahetu kontakt. Et näiteks, kui mul on valida, kas suhtleme meili teel või telefoni teel, siis ma alati valin telefoni. Aga inimesed on väga erinevad, aga kuna ulakas komiter on väga minu nägu, siis ma kohe algusest peale olen proovinud pakkuda seda, mida mina tahan. Ja õnneks oli minu kõrval inimene, kes teadis veidike paremini, et e-kaubandus on tulevik. Kuigi ma nagu pööritasin ilmselt silmi, oli nagu mingi, kes tahaks sealt osta, et nagu see vahetu kontakt ja see on ju kõik ju vinge. Aga kuna koduleht ju tehti ja see on väga keeruline panna sinna külge ka kohe siis poekene, kui ma vaatan tagasi, siis palju meil see tootevalik oli või nagu kui suur või lai see oli, siis see oli, täna ma võiks öelda naeruväärselt väike, nii et see on ka väga suur töö, siis need tooted kõik sinna ülesse panna. Ja niimoodi ta vaikselt tiksus, et siis nagu pall oli selline, et see oli see kauplus, see tuum, siis kõik seal toimusid need koolitused, see e-pood nagu ka tolknes seal kuidagi küljes, vabandust, ja niimoodi ta tööle läks, aga see ikkagi moodustas sellise terviku. Ja et kui alguses see e-poed oli, ma mäletan hästi, et kui nädalast tuli üks tellimus, see oli päris huvitav, mingi tellimus, et ma panen siis selle kokku ja pakin ära ja siis saadan kuhugi, et päris lahe, aga ma juba peaaegu olin nagu seda meelt, et näed, et ma ütlesin, et see on mingi mõttetu. Aga ta hakkas järjest kasvama, et tegelikult kui me vaatame 11 aastat tagasi, siis e-kaubandus Eestis ikkagi oligi algstaadiumis, et meil ei olnud, minul kaasa arvatud ei olnud harjumust nagu kuidagi netist osta, et sa saad neid parameetreid seal vaadata ja võrrelda ja nii, aga et ikkagi palju lahedam on minna sinna ja teenindajaga arutada ja vaadata ja mõõta ja. Nii et selles mõttes mul on tõesti hea meel, et hinnake neid inimesi, kes aeg-ajalt annavad imelikku nõu ja võib-olla kaaluge seda. Aga siis kuidas see aja jooksul on muutunud ja kuidas nad üksteist toetavad, on see, et väga palju ma pole siingi täna kuulnud just seda niukest nagu koolituse või sellist kokkutulemise poolt, mis toetab väga palju kaubandust. Valdkonnad on väga erinevad ja ma võiks öelda, et see ulakas komiter on hästi spetsiifiline. Selles mõttes, et kui ma siin kuulan, siis mingid asjad on, ma olen täiesti nõus nendega, aga samas ma ei saaks neid rakendada, sest see on ikkagi see, et me tuleme sellest ajastust, kus see valdkond ei olnud nagu nii avatud ja säravalt väljas, et see oli ikkagi salaja ja teki all. Ja siis sellega seoses on meile väga tugevalt sisse jäänud, ühiskonna mõtte siis meile, väga tugevalt sisse jäänud see, et ikkagi natukene, ma ei tea, kas see on nagu okei minna sirge seljaga sellisesse kummalisse poodi nagu ulakas komiter ja valida siis sealt midagi. Ja sellepärast ma tegelikult ütlengi, et me oleme vallatud pesupood.
sest see on väga teadlik selline sõnade kombinatsioon, mis sai alguses välja mõeldud, sellepärast et sul oleks väga lihtne, pesu on ikka vaja ju, noh, vahel on, vahel ei ole. Aga et siis sa saad öelda, et ma käisin ju pesu ostmas, kuigi tegelikult ma ostsin midagi muud ka, aga et see on nagu see, kuidas me võtsime selle pinge maha klientidelt, et oleks nagu lihtsam sisse astuda. Aga see oli keeruline ikkagi alguses, sest tõesti see taak on üsna nagu suur ja e-kaubandus võimaldas ühest küljest siis seda, et sa said seda teha privaatselt kodus, väljumata koduseinte vahelt. Väga oluline on ka see, et ma ei tea, kui palju tehakse näiteks, ikka tehakse emotsiooniostega, aga nagu ütleme, õhtusteks tegevusteks õhtused ostud, et juba mõnus on, kui sa oled kell 12 või 1 öösel avastad, et sul midagi oleks vaja võib-olla järgmiseks õhtuks. Et see e-kaubandus on, nii järjest hakkas nagu tõestama, et okei, seda on tõesti vaja. Siis need üritused toetavad selles mõttes, et näiteks kõige populaarsem, mis alguses kohe läks populaarseks, oli siis nii-öelda kutsumisel tüdrukute õhtuks, aga et mis iganes seltskond, siis oma seltskond, tutvusringkond tuli, siis me tutvustasimegi seda maailma ja super oluline, eriti meil on siis see teenindaja, et väga raske on tegelikult leida sellist inimest, kes suudaks seda edasi anda ja kes võtaks nagu koheselt enda selle vestlusstiiliga ja maneeriga ja sõnavalikuga selle pinge maha. Et huumor, hästi oluline, teeme palju nalja, sest ma arvan, et igas vestluses on see, et kui kellelgi on natuke ebamugav või pingeline või kummaline moment, et siis huumor aitab selle vastu. Aga et kui seltskond tuleb koos, siis on palju julgem. Kui sul on mingisugune 10 sõbrannat ja sa tuled nendega koos, siis sa saad ise endale öelda, et ma pean ju minema sinna, see organiseeriti, mina muidugi ei läheks, aga ma pean minema, et ei ole viisakas ära öelda. Ja siis te tulete, kuulate ja ma põhimõtteliselt võiks öelda, et peaaegu iga seltskond kogu selle lõpus ütleb, et ma olen kogu aeg mõelnud, et ma tahaks tulla tänase päevani, aga et ma pole nagu julgenud, aga et nii normaalne on. Et see on nagu kõik nii normaalne ja täiesti uskumatu, et kuidagi nii tore on see avada siis inimeste silmi ja maailma ja teha neid nagu rõõmsaks ja õnnelikuks ja järgmine kord nad võivad nagu täiesti vabalt jalaga ukse lahti lüüa ja öelda, et ma tulin taas. et see on see, mis mulle meeldib, see vahetu kogemus, et miks see füüsiline pood on nii oluline ja miks see nagu vajalik on, et miks mina arvan, et ma loodan, et need ei kao nagu täitsa ära, kuigi vaadates, kuhu see läheb, siis on natukene õudne, aga et füüsiline pood on hästi, see on nagu selline süda või hing. Siis loomulikult me ei saa üle ja ümber sellest, et meil tuli vahepeal COVID, eks ju. Ja ma tõesti olen ääretult tänulik, et meil oli see e-kauplus, mis töötas ka enne COVIDit, nagu järjest kasvas, aga kui see COVID tuli ja sa ei saanud enam füüsilisse poodi minna, ja meil ei olnud selliseid kaupu, mida me saaks öelda, et need on hädavajalikud, siis tegelikult on, oleme ausad, aga kogu siis kauplusrahvas, kes muidu külastas füüsiliselt meie kauplust, kolis tegelikult e-poodi ja ma arvan, et sellel hetkel toimus hästi paljude inimeste elus siis see muutus, et need, kes veel olid öelnud, et ei, et mina netist ei telli, ma ei usalda või mis iganes põhjusel või ei meeldi, et siis nad olid sunnitud hakkama netiga nagu e-kaubandust siis rohkem kasutama. Ja meie jaoks selles mõttes ei muutunud midagi peale selle, et kogu see asi siis kolis niimoodi e-kaubandusse. Me olime ikka seal kaupluses, meie see pakkimiskeskus, nagu eelkäijal siin ka, et meil on senimaani, on siis ühes kaupluses ja me täidame tellimusi seal lihtsalt vahel sees, et uksest ei tulnud mitte kedagi peale kullerite ja siis pakkidega läksid siis tooted laiali. Ja kui COVID läbi sai, siis jäi suurem osa, nagu e-kaubandus jäi ikkagi suuremaks, aga samas see tagasipõrkamine oli, et ma arvan, et selliseid minusuguseid inimesi on veel, kellele väga-väga meeldib see, et saab minna kohale, ta saab küsida, saab uurida, sest näiteks, mis ma olen tähele pannud ka, et võib-olla see on selline, et oleneb, kas see on mingi spetsiifika või mida iganes, aga et kui sa teed ühe tiiru ja külastad ühe korra näiteks meie kauplust ja sa saad seal tutvuda, sa saad küsida, uurida, siis näiteks järgmine kord sa oled palju pädevam selles e-kaupluses, sest sa saad juba aru, et kui seal on kirjutatud, et see on väga pehme silikon,
siis sa saad aru, et mida see nagu siis tähendab täpselt. Või et mis on hästi oluline, mida me teenindajatena teeme alati, on me suuname kliendi tähelepanu kuskile, mida me juba eos teame, mida tema näiteks ei oska mõelda, aga et meie juba teame, et see on oluline faktor, et näiteks, et kui ma annan 2 toodet katsuda, et kui lärmakad nad näiteks on. Siis näiteks, kellel on lapsed kodus, nende jaoks on väga oluline, et see ei oleks liiga lärmakas. Või siis mingi muu aspekt, et mulle väga meeldib hästi hea teenindus, nagu hästi-hästi hea teenindus ja ma olen alati töötanud teenindusvaldkonnas, nii et sellepärast ma pakun nagu kõike seda, mida ma ise tahan vastu saada ja ma pean ütlema ausalt, et Eestis nagu liiga tihti sellist hästi-hästi head teenindust ikkagi kohta. Ja sellepärast ma väga hindan neid teenindajad kauplustes, kes esiteks tooteid tunnevad nagu sulavesi. Sest mul on alati palju küsimusi. Ja kui nad oskavad nagu viidata millegile, mille peale ma ise ei tule selle ostu hetkel. Näiteks ma käisin ostmas juba aastaid tagasi, aga enda elu esimest kuivatit. Ja siis ma pidin sukelduma sinna maailma, mina ei taha seal netis lugeda ja võrdluseid teha, ma läksin koha peale, palusin kõik selgeks teha, et mis need erinevused on, mis ma pean vaatama. Ja siis nagu üks asi, mis mul hästi meelde jäi, mille peale ma ise nagu, ma poleks osanud seda küsidagi, on, et kas see äravool on kohe automaatne või sa pead seda paaki tühjendama näiteks, on ju. Äärmiselt tänulik, et klienditeenindaja tõi selle välja. Ja sellepärast jälle nagu e-kaupluses sa saad kõik need sinna panna, aga vahel sa isegi viitsi nii pikalt lugeda, kui sa oled sellist tüüpi inimene. Vahel sulle meeldib lugeda, et see oleks võimalikult palju. Aga Ulaka kaunitari jaoks on jah, see kogu see kuidagi on tegelikult väga hästi läinud, et kohe algusest peale on olnud mitu erinevat aspekti. On see kauplus, e-pood, siis seal on küljes need koolitused ja meie hästi suureks ja tugevaks kanaliks on täna Instagram. Ma kutsun seda ise, see on nagu meie isiklik telekanal isegi võiks öelda, sellepärast, et nagu ma ütlesin, mulle ei meeldi kirjutada, ehk siis nagu tootekirjeldused, meil on ka blogid, mis 11 aastat tagasi olid hästi populaarsed, et sa lugesid pikki blogisid ja nii on ja. Ja kindlasti on seltskondi, kelle hulgas see on veel, aga kui me vaatame nooremat gruppi, siis nende tähelepanu on selline ja endalgi hakkab vaikselt nii minema ja siis sa tahad vaadata nagu kiireid videoklippe, mis on naljakad, informatiivsed ja siis selle põhjal nagu otsustada, et mis sa edasi teed ja sellepärast Instagram on hästi hea meie jaoks, et me saame seal tutvustada, näidata ja inimesed saavad täiesti anonüümselt seda jälgida. Nad ei pea midagi maksma ja nad ei pea sinna midagi kirjutama, enda andmeid avaldama, aga nad saavad kõike jälgida, sest seda ma võin öelda, et algusest peale on kõikidel inimestel huvi, aga just see on muutunud siis ajas hästi palju, et kui alguses inimesed, et kui ta seisab niimoodi seal kuskil riiuli ääres, eks ju, ja siis meie läheme lihtsalt jutustama, mis seal riiulis on, me isegi ei küsi, kas ta tahab seda teada või mitte. Ja kui ta ära ei lähe, ja enamasti nad ei läinud ära, siis see näitabki seda, et ebamugav on küsida, et räägi, mis siin on. Aga kuulata tahavad kõik. Täna on õnneks see, et inimesed tulevad rahulikult ja ütlevad, et no nii, mis teil põnevad siin on. Selle on väga keeruline vastata, sest kõik on väga põnev. et see on nagu see, mis ülirõõmsaks teeb, et see ühiskond on tegelikult päris palju 11 aasta jooksul muutunud avatumaks ja eriti ma hindan siis neid inimesi, kes on tegelikult on vanemad, kust iganes see vanus algab, aga just selles mõttes, et sa tuled, ma tean, kust ajast tulevad need inimesed, kes ju on kasvanud üles selles vaibis, et see ei ole okei. Ja siis, kui nad on nagu väiksed kameelionid, et nad muutuvad, et see on, ma arvan, et firmade mõttes ja äri mõttes hästi oluline olla kameelion, et sa kogu aeg iga hetk, kui värv sinu ümber muutub, siis sa muutud sellega koos, et need, kes tahavad, et aga vanasti oli parem ja tahavad sinna jääda, et siis ma arvan, et nendel ongi keeruline. Vot, selline oli minu lugu. Ma arvan, et ma olen lõpetanud. Aitäh! Kas keegi midagi küsida julgeb? See läheb kõik otse internetikamerate teel. Palun. Ma ei tea, kas meil see mikker on sees. Küsisid kõva ära. Kui me saame, too mikker siia. Nii, kui me saame selle mikri tööle. Töötab, okei, tore. Tegelikult ma tahtsin mingid intrigeerivad küsimust ei ole, et sa rääkisid sellest käibe konverteerumisest siis jaeteenisust nii e-poodi, et sa ütlesid, et
sisuliselt 100% kõik, mis oli ennem jaes, läks eesse. Et sain ma õigesti aru? Jaa. Okei, sest meie kogemus oli see, et ütleme, kui müügid kukkusid jaes 50%, siis sellest heal juhul pool tuli eesse, et siis on teil selles mõttes väga hästi läinud. Võin täiendada isegi, siis läks veel paremaks. Kõik pidid kodus istuma ja tegelikult kõik kasvas. Sest kodused tegevused, me anname väga palju võimalusi. Siin keskuses, ma lugesin uudistest, avatakse novembris 1000 ruutmeetrine erootikamaailm. Mis mõtteid see sinu see ärijuhina tekitab? Ma saan sellest teada, kusjuures käisin selle kuu alguses messil ja siis sealt tuli see info, et selline asi juhtub ennem, kui vist siin inimesed teadsid. Ja tegelikult jaa, see on elevust tekitav, võib-olla natukene ärevust tekitav, aga see kaubakett on olnud, võiks öelda, et ta on üks esimesi nii-öelda dinosauruseid, nagu mul meeldib öelda, et on nagu see, kes kõige esimesena siin kohal oli ja ta ei ole uustulija, et ta on kogu aeg olemas olnud. Nii et see kauplus on nüüd 10 korda suurem kui meie oma, on see, et me kõik teame, et suurus ei loe, et oleneb, mis sa teed sellega. Sa tahtsid öelda, et see on mehelik lähenemine poe loomiseks. Kas tarbijad võivad teid leida mingist tuleviku hetkel ka Tartust või Pärnust või mõnest teisest kohast? Ma ei ütle ei, sest seda on päris palju küsitud ja erinevaid ettepanekuid on siin aja jooksul olnud, et vaatame, võib-olla. Aitäh! Aitäh!